Tere kõigile! Olen täna tulnud metsa jalutama, osutust saama. Lilled olid jälle, sinililled, oma päid naru ajamas ja lehti maha raputamas, hoielehti. Siis jälle tulen ja korjan sinililli. Kaagusel jalutab seal oma päi ja kui ma lähen teisele poole, on ta kohe mul järgi, ta leiab mind alati üles. Sinililli korjates äkki tulen metsateel ja vaatan, ema leidis ühe minule väga paraja ja vajaliku eseme, tänu millele ma ju mõtlen juba tegelikult oma lauluvideo peale ja ma leidsin ühe imelise hetke, mis oligi minu ainuke mõte praegu, et kuidas see laul veel kokku panna. Et väikse momendi ma võin teile praegu tegelikult ju isegi sellest minu lauluvideo tegemise tööst ja need mõtted, see on nagu pikem protsess, et kuidas see lauluvideo ikka eriliseks teha ja hästi teha ja et ta oleks teemakohane ja ongi, et ka Rex aitab mul kaasa ja ema leidis midagi, mille ta asetas tegelikult ühte väga parimasse kohta tegelikult ja kui ma eemalt tulin ja vaatasin seda vaadet, mõtlesin, vau, et see on ju täpselt see, mis oligi mul puudu veel, et tegelikult filmimist on ees, ma olen paar hetke leidnud ise metsas ja no lihtsalt selline väike arutelu või kuidas üldse teha sellist, kui sa tahad teha midagi erilist ja meelde jäävat, et ma ühe laulu ju tegelikult tegin sellel mõttel, et jätta endast maha, kui mind kunagi ei ole, see on küll selline, mitte et ma nüüd hakkangi ära minema või midagi, et minu elu eesmärk on elada hästi kaua, kuigi mina mõtlen sellele, et nüüd ma vaatangi, siin on üks tore hetk praegu, kus tegelikult Rex leidis selle vaate ja seda ma mõtlesingi hüljatud nuppu, et panna just selle laulu videosse, kus on täpselt need laulusõnad, et need ongi need hetked, kui tehagi jah, sellist väga kvaliteetset asja. Mina ei ole ju otseselt ju mingi muusika videode tegija, vaid see tuleb mu loomulikkusest ja ma mõtlen seda nagu sellel mõttel, et jätta midagi, sellepärast ongi nagu see video laul tehtudki, et jätta endast maha, et kunagi oli ema, vanaema, vana-vanaema, sinna edasi järeltulevatele põlvedele, et oli üks linne, ema oli selline ja et seda kõike siin hetkekski mõelda ja enda tervist taastades, osutades. Mul on veel päris rasked ajad, et saada tervise juurde. See on pikk protsess ja võtnud kaua, et head inimesed hoidke end, et ei nakatuks koroonasse, et koroona on salakavalaigus, ta võtsid üles kõik nõrgad kohad ja kui neid on, et isegi on hästi läinud ja saab ainult paremaks minna,
Et tänaseni meeleolu paljugi tõusnud ja seda aitab kaasa kõik see kevadloodus, riiklike poiss ja mõtetes oma lauluvideo juures. Et taas jälle tööle naasta. Samas ma ju igatsen kõiki oma töökaaslaseid ja igatsen oma paika, kus ma tunnen end inimesena, ma olen väärtuslik, kasulik teistele, kasulik iseendale, kasulik oma perele. See on minulik ja eesmärgid mul on veel suured ees. Ja hüljatud nukk olen ma ja see ongi laulule, et oleks rahu, mis on ju meie kõigi hinges. Me soovime praegu ju kõik eestlased, et oleks rahu ja päikest. Ja kalleid inimesi, kes ikkagi hoolivad ja hooliks ja hoiaks, armastaks meid ja samuti ka meie kohus, kui me tahame, et me oleksime sellised hoitud ja õnnistatud. Samuti peame kohustatuna andma teistele neid asju, mida me ise tahame. Ja reeglike nagu ikka, mõeldes ka eilsele luuletusele, mis ma tegelikult ju soojaravi kabinetis voodis soojas olles hetke mõttena kohe samas paigas kokku kirjutasin ja Facebooki seadsin ikka Rexiga metsas ja Rex sinililli valvamas ja mind roont passimas, et ma kaotsi ei läheks. Ilusat päeva, mul on nii hea meel teiega rääkida ja see ongi minu armastus teie vastu. Olge väga hoitud, kaitstud, armastatud, hingerahu teile ja olge väga õnnistatud. Väga suured kallid kõigile. Aitäh!